Say It First on sellest, kus ma olin räigelt armunud, siis Scissors, mu teine singel on sellest, kus seesama kott pettis mind. Ülitaunud. Keegi tuli mingi suur tähtis, mingi mees ütles, et tule, ma olin mingi okei. Mis see, Lil Till või? Mis asja? Ma ei tea, tema ja siis üks naine arvas, et ma olen ta ema, küsis, et vana mu laps on, ma ütlesin, et oi. Ta olid nii valesti asjadest aru saanud. Inimesed kasutavad 10-aastaselt Instagrami? Jaa. Põhimõtteliselt sul on nagu 3 sitta varianti. Probleem oli see, et ma olin väikest viisi, debiilik, purris peaga. Davai, mingi trash story siia. Karjun mingi, yeah, shut it! Hell fucking no. Kirjutab lihtsalt mingi, sa oled rõvele. Mul on nii hea olla. Siuke boomer mingi ole vait on ju. Ma tahan ära minna. Ping. Palun. Okei, mis seal ikka, ma ei hakka sind enam kiusama, meil on jälle esmaspäev, meil on jälle podcast nimega Kaifcast on ju. Täna siis Kaifbaarist, et me oleme siin päris mitu korda juba Kristuga ringi reisinud on ju ja oleme tagasi kodus. Ja täna meie külas on Maian. Mina. Jaa, aitäh tulemast. Meil on väga hea meel näha sind. Eelmine kord nägime vist siis, kui oli kõik väga-väga lukus veel ja me toimetasime sinuni erinevaid alkoholivabu kokteile. Jaa. Oli okei? Jaa. Täiega tore, et pakutakse kuskil alkoholivabast kokteile. Tavaliselt on mingi Virgin Mojito, mida ma ei võta. Aga siin on nagu mingi toredamaid. Ma käisin ka ju üks päev linna peal, mul on ka naine abikaasa. On siis juba... Sõbranna. Parim sõber. On ka nüüd juba natuke aega kainet elu elanud. Me käisime ka linna peal siis katsetamas erinevaid kohti. No peale 3. kohta oli ikka pigem kerge sugar rush ja see on ikka seda jooki kõht täis, et tegelikult sükest nagu head, maitsekat, lühikest kokteili ja alkoholivaba oli päris raske. Ei olegi väga, jah. Ei, ma olen juba oma limonaadidega suht harjunud nagu limonaadi või mullivett. Klassik. Mis on parim limonaad? Parim limonaad, mingi rabarberi või vaarika. Enda tehtud või sul on lemmik toode olemas ka juba? Mul ei ole lemmiktoodet, aga alati, kui on midagi rabarberiga, siis mulle räigelt meeldib. Ja. Kuule, aga räägi meile, millega sa tegeled ja miks inimesed tunnevad sind? Hallil argipäeval olen ma laulja ja sellepärast vist inimesed natuke tunnevadki mind, et ma läksin siuksele üritusele või kokkusaamisele nagu Eesti Laul, kui ma olin 16 ja siis sealt ma sain endale plaadifirma ja siis ma olen niimoodi veits mussid, nüüd ma pole pikalt teinud, ma puhkasin, keskendusin endale natuke, õppisin ja harisin ennast, hakkasin kaineks, tegin igast asju ja nüüd ma nagu vaikselt lähen tagasi sinna melusse, et hakkan uuesti tegema mingid asju. Kas sul on mingi muusikaline haridus ka olemas? Jaa, ma käisin Tallinna Muusikakeskkoolis eelkooliga koos 6 aastat. Siis ma mängisin klaverit seal. Tegid täitsa lõpuni ära? Ei, ma tulin ära. Ma läksin... See on mingi tavaline värk vist muusikaõpilastel nagu. Just Ivoga rääkisime ka sellest. Ma kuttisin selle ja läksin hoopis sellisesse kooli nagu Tallinna Reaalkool. Õppisin füüsikat ja matemaatikat ja keemiat ja täitsa. Üldse ei teinud muusikat absoluutselt päris pikalt ja siis järsku kirjutasime Eesti Laulule loo ja siis sealt see läks. Ja kuidas see koolide vahetus oli? Oled õnnelik? Raske veits, aga nagu... ei, nagu tore. Klaverit mängima ja siis järelikult arvutan, kuidas planeedid ümber ringi käivad. Jaa, umbes. Nagu see oli väga suur kontrast sellises vanuses eriti oli see nagu wow. Aga... Aga see oli lõpptulemusel sinu enda otsus või... Suht vist. Ma nagu ei... ma olin... Siiamaani olen veidi selline kevaline ja äkiline ja põhimõtteliselt ma ütlesin muusikakoolis, et mina ei taha seda klassikalist muusikat õppida ja mina seda ei õppi. Just niimoodi. Ja nagu ta võite nii vait olla kõik lihtsalt. Ja siis põhimõtteliselt nii ta läks, et jah, tuli sealt ära. Ühesõnaga, et see oli siuke mina ja ema koos. Vot. Sa ütlesid just, et tegid laulu Eesti Laulu jaoks, sa said seal endale plaadifirma ja värki. Kuidas see tehniliselt käib? Kas keegi märkas sind või...
ma teadsin sellist inimest nagu Hugo, kes on kartuunis ja Vadevas ja siis ma tundsin teda juba aastaid varem, ma kunagi tegin 8. klassis loovtöö ja siis ma läksin stuudiosse salvestama ja siis see mees, kes oli seal nagu see salvestaja, tema ütles, kas ma võin su nime saata paarile produtsendile. Ja siis Hugo esimesena kirjutas mulle, siis ma hakkasime mingi chillima, veits mussi tegema, siis ma ei teinud jälle pikalt midagi. Ja siis mingi 2 nädalat enne Eesti Laulu saatmise tähtaega ta kirjutas, et kuule, et meil on siin üks salm, üks kitarririhv, et tule stuudiosse. Siis mul oli veel angiin, ma mäletan. Siis ma läksin sinna, istusin teise tuppa klaveri taha maha, kirjutasin ülejäänud loo valmis, nagu, mis neil veel tegemata oli. Laulsime sisse ja siis läkski raadiotesse. Ja siis Universal leidis selle loo, ütles, et see on täiega kõva lugu. Ja siis ütlesid mulle, et kuule, tule meie juurde. Ja siis ma läksin. See läks hästi, mul on nagu, mu isakoog ütleb, et mulle mängitakse head kaardid elus kätte nagu. No see kõlas praegu nii fluent lihtsalt. Jaa, see lihtsalt... Siis ma läksin sinna, siis läks sinna ja siin ma olen. Jaa, et ma ei nagu... Veits meenutab seda, kuidas me sulle koha saime endale. Jaa. Et nagu kuidagi sai, yes. Saime kokku ja koht on tehtud ja ongi nii. Siin me istumegi. Et nagu kuidagi joppas. Ehk siis saladus ei ole selles, et sa oled nagu kõvasti tööd teinud, vaid pigem oli siuke joppamine. Kui palju sellest on joppamine? Nagu selles mõttes see, mis praegu on, selles on kindlasti palju tööd. Nagu, et ma olen nagu, teen muusikat ja olen nagu siin, et nagu see on need lookirjutamised ikka, või ma ei tea, kui palju tööd, aga ikkagi tööd on ju. Aga ma arvan, et see, et ma üldse selle plaadifirma sain, see oli nagu väga, ma tean, kui inimesed näevad vaeva ja mingi umbes koputad uste taha, saadad kogu demosid, ma ei teinud mitte midagi. Ma olin 16, ma ei saanud mitte midagi aru, ma olin gümnaasiumis 10. klassis, keegi tuli mingi suur tähtis, mingi mees ütles, et tule, ma olin mingi okei. Ma läksin, emmega kirjutasime mingile lepingule alla ja seal ma olin. Et mulle hästi nagu... Olete seda lepingut lugenud ka või? Jaa, oleme küll. Ja ma päris niimoodi uisapäi sai teinud seda. Kas suure labeliga mingi lepingu allkirjastamine on teatud määral ka rip-off ja vabaduste kärpimine või pigem mitte? Ma ei tea, ma ei ütleks, eriti kui sa oled 16 ja ei tea muusikamaailmast mitte midagi. Jaa, kui sa hakkad praegu miljoneid koopiaid müüma? Ma ei tea, sest need on teistsugused lepingud juba. Minul on nagu teist tüüpi leping. Minu seisukohast oli see väga hea otsus. Et ma ei oleks ise teinud muusikat edasi, see oleks jäänud lihtsalt, ma oleks gümnaasiumis lihtsalt edasi käinud ja mida iganes. Mis nende tingimused on? Kas sul on pandud mingid asjad ette ka, mida sa pead tegema mingi aja jooksul või? Ei, ajalist asja nagu ei ole, et meil on see leping on nagu singlitega ja mul on suhteliselt vabad käed, et mu plaadifirma nagu usaldab mind ja mina nagu neid. Et kindlasti on nagu selles mõttes hea, et mis on nagu ülipaljud ütlevad on selle plaadifirma miinus, aga minu arust on nagu ka suur pluss, et sul on nagu mingi tsensuur selles mõttes, et mitte tsensuur võib-olla, aga et sul on nagu inimesed, kes vaatavad läbi selle nagu ja toovad sul välja mingid kohti, mida sa ise ei mõelnudki, et võiks muuta. Et nad on mingid, nad on ikkagi inimesed, kes teavad tööstusest palju, et kui mu ema ütleb mulle, talle midagi ei meeldi, siis temal on see täiesti siuke subjektiivne, aga ma arvan, et seal tööstuses nagu inimesed vaatavad asju mingi teise point of view alt ja seda on nagu hästi hea alati, et nagu nad ütlevad midagi, siis ma olen mingi, ma ei mõelnud selle peale. Ja siis nagu saad kuidagi mugandada jälle. Aga nagu üldiselt mul on väga vabad käed olnud ja ma olen kõik nagu, mul ei ole väga mingit plokki nagu olnud kunagi. Kas see esimene laul, mis sa kirjutasid, ütlesid ka, et seal on mingi salm oli olemas? Esimene salm oli, siis ma kirjutasin refrääni ja oma salmi ja... Okei, kas see oli ka nagu siuke, et sa läksid kohale, vaatasid selle olemasoleva ära ja siis mõtlesid, okei, siis panid kohe kirja ja oligi olemas? Ma läksin nagu teise tuppa, mäletan klaverit mängima, ütlesin, et ma nii ei saa, vaata, et kui see track nagu mängib, neil oli mingi kitarririhv seal alguses. Siis ma läksin teise tuppa, võtsin need akordid neilt, mängisin klaveril mingi 10-15 minti, siis läksin teise tuppa tagasi, ütlesin, mul on valmis. Nagu see toimubki mul nii enamasti. Mul ei ole mingi see, et mingi mõttetöö läheb loo kirjutamise taha. Absoluutselt mitte. Nagu ma mõtlen alati mingi nagu idee, millest ma laulan. Nagu näiteks Say It First on sellest, kus ma olin räigelt armunud, siis Scissors, mu teine singel on sellest, kus see sama kott pettis mind. Siis Sinise leegiga, see on juba Reketiga koos, see on siuke lihtsalt mingi power song, mille me koos tegime. Ja Palava pudru räägib üldse mu sõbranna ühest armastusest, et mis me ka Reketiga koos tegime nagu. Ja
ma alati nagu koha peal mõtlen välja mingi, no täna ma kirjutan sellest ennast ja siis ma nagu hakkan kirjutama. Et see on hästi siuke kuidagi... Kas see tähendab ka seda, et sa pead oma muused kuidagi ootama või see on kogu aeg kuskil olemas, sellest haarad sabast kinni ja teed ära? Oleneb. Nüüd ma vahepeal, ma pole kuskil 2 aastat lugusid nagu, ma ei ole käinud lindistamas selles mõttes. Sinise leegi palapudru on 2 aastat tagasi tehtud. Ja siis nüüd ma olen vaikselt hakanud uuesti nagu kirjutama, stuudios käima. Ja siis ma ütlesin ka nagu oma produtsendile, kellega ma teen praegu, et pole 2 aastat midagi teinud, et mul on nii palju kraami nagu, et ma võin 2 aastat teile täis kirjutada nagu, et vahepeal kindlasti jookseks see tühjaks, aga praegu pole nii kaua midagi teinud. Okei, sa ei ole midagi muusikalist teinud? Jaa, et selles mõttes jah, et ma ei ole nagu laulnud või väga kuskil. Ma olen endale sahtlisse mingid asju kirjutanud, aga nagu nüüd ongi see, et kui ma lähen stuudiosse, siis mul on see mingi eelmise mingi aasta oktoobris, davai, ja siis ma kirjutan sellest. Sest kogumik on olemas kogu aeg. Mul on nagu mis sa tegid nende 2 aasta jooksul siis, kui sa muusikaga aktiivselt ei tegelenud? Lõpetasin gümnaasiumi ära. Käisid reisimas? Ei käinud väga. Aga siis lihtsalt nagu puhkasin. Mulle kindlasti veits see virvarr, mis selles maailmas nagu on, hakkas pähe. Et ma nagu ei saanud vahepeal üldse enam aru, mida ma teen ja kus ma olen. Ja siis ma õppisin ja tegelen sellega. Ja ma ei tea, lihtsalt kuidagi kasvasin suureks veits. Ma ei saanud sellest oma titefaasist välja. Kuidas sa tundsid seda? No ma ei tea, ma lihtsalt tunnen, et mul on nagu mingi mõistus koju tulnud veits. Et nagu mul vahepeal ikka, ma ei saanud ikka üldse aru. Huvitav. Mul oli sama tunne 30-aastaselt. Aga mingi äkki tuleb uuesti. Mõistus tuli vist, võib-olla, ma arvan. Minul on kirjeldatud sellist nagu esimest suureks saamise tunnet sellega, et kui sul lõpeb ära see, et kui sa tuled vanemate juures, sa oled harjunud see, et igaüks tõmbab sind kuskile poole, et ema ütleb, mida sa tegema pead, isa ütleb, mida sa tegema pead, sõbrad ütleb, mida sa tegema pead. Et esimene see faas pidi olema see, kus sa reaalselt nagu tunned, et sa ei lähe kaasa enam nendega, et sa hakkad ise otsustama, mis on sinu jaoks hea. Et siis see pidi olema see esimene faas, kus on mingi, okei, nüüd ma vist olen juba natukene suuremaks. No jaa, aga 20 või 22-aastaselt, kas oli nagu teadlik joon sellest, mida sa teed ja millega tegeled? Minu puhul pigem... Ei, ma ei ütlegi muidugi, et see on nagu täiesti, et ma olen nüüd mingi grown up, aga ma lihtsalt tunnen, et see nagu tee on nagu täiega juba nagu alanud, et see ei ole enam kuidagi, ma ei tea, see gümnaasiumi mingi siuke hägu kadus ära, et seal oli kogu see, et üks seltskond, ühed inimesed, kogu aeg oledki mingis oma nagu väikses siukses mullis, aga see nagu kadus ära, et nüüd saab nagu oma elu, oma asju ajada, kogu aeg, kolisin kodust ära siuke rahulikult teed oma värki, nagu not to care in the world. Full zen. Ja, täpselt. Aga eks see on kindlasti protsess, ma arvan, et ma olen mingi 45, kui ma lõpuks ütlen, ma olen nüüd täiskasvanud. Et 25 aastat minna. Mul on Haapsalus risti ema olemas, shout out. Ja ta on circa 50 praegu ja siis ma küsisin tema käest mingi, ma ei tea, 7-8 aastat tagasi, et mis mõttes see oli või mis juhtum see oli, kui sa saad aru, et that's it, ma olen nüüd täiskasvanud inimene ja ma tunnen seda. Siis ta vastas mulle niiviisi, et tead, esimest korda, kui ma ei läinud nädalavahetusel kuskile välja ja mul ei olnud sees tunned, et ma magasin pool elu maha, siis ma sain aru, et ma olen täiskasvanud. See tähendab, et enda kohta seda ma ei saa veel öelda, et töö või mitte, kui näiteks praegu olime terve nädalavahetuse ära, siin me ei olnud ja ikka siuke tunne, et nagu midagi jäi tegemata või midagi jäi nägemata ja nii edasi, kuigi see on 1-52 nädalavahetuses, mis veel on tulemas. See oli mingi lühend ka ju. FOMO või? Fear of missing out. FOMO on see lõpuks. FOMO. FOMO, jah. Ole trendikas nüüd. Tuli 10 aastat tagasi. Kusjuures minul on see, nüüd kui ma enam ei alkoholi, siis mul on täiega see, et ma olengi kodus õhtul, ma joon teed, söön jäätist, vaatan sarju, vaatan storysid, kuidas inimesed peavad pidu olema mingi mul on nii hea olla. Hommikul ärkad üles, kõik korras. Ja hommikul ärkad kell 9 üles, lähed teed väikse trenni, vaatad teised said tund aega tagasi magama, mõtled, et elu on nii head, et pannkooke, värki-särki. Nagu ma olen täiega jõudnud sinna punkti, kus ma chillingi vanaemaga ja mingi olen nagu ma ei tea, õega või mis iganes üksinda chillin. Ma käin ikka vahel väljas, aga lihtsalt mul ei ole enam seda, et
reede tuleb, ma mingi let's go. Enam ei ole nii nagu, nüüd on siuke... Okei, sellest me räägime kohe pikemalt. Mul on viimane küsimus eelmise teema kohta, et me rääkisime hästi natuke sinuga sellest, mis oli, ma ei tea, viimase 5 või 4 aasta jooksul. Mis on su plaanid järgmiseks 5 või siis 10 aastaks on ju? See on hästi tavaline siuke HR küsimus on ju töövestlusel. Mis on su edasised plaanid meie suurepärases ettevõttes on ju? Millal sa lapsi kavatsed saama? Millal sa lapsi kavatsed saama? Tegelikult, kas sul on mingisugune, ma ei taha võib-olla öelda, et strateegia, aga mingisugune nägemus sellest, milline sa oled ja kus sa oled omadega 5 aasta pärast kas või? 5 aasta pärast mul on oma kodu, nagu niimoodi, et mitte üürikorter. Ja tahaks juba laste peale hakata mõtlema vaikselt ja mul võiks mees olla nagu niimoodi, et ongi nagu, mul praegu on tegelikult, ma loodan, et tema ongi see mees, aga who knows? Kujuta ette, kuidas vaatab praegu, oota, mida? Loodan, et tema on see mees, aga lihtsalt, et me oleme juba nagu abielus, kõik on siuke titi-miti ja muusikaga ma tahaks teha seda lihtsalt, mis mulle meeldib. Nagu muusikaga mul on kogu aeg see olnud, et ma tahan muuta, kogu aeg teha erinevaid asju, et mul ei oleks mingit kindlat nagu keelt muusikas, et mulle meeldib, kui üks lugu on ühtemoodi, teine on teistmoodi. Vahet pole nagu see hoiab asja kuidagi põnevana, et ma tahangi, et muusika oleks jätkuvalt siuke, teen täna nii, homme, et siuke vaba. Ma ei taha, et see oleks nagu töö. Kui see stiili poolest, sest ma saan ka aru, et see on hullult äge tegelikult, kui sa saad oma loovust lasta lennata, et sa saad erinevas stiilis teha. Kas, kui palju sa hindad ise, kui raske on sul nagu sellist püsivat kuulajaskonda leida, kui sul nii-öelda vahetuvad? Ma arvan, et ei ole väga, sest nagu mul on ikkagi see nagu keel on kogu aeg veits sama või selles mõttes ta on nagu see vibe nii-öelda on sama, et isegi kui seal on mingi veits teistmoodi põhi või veits teistmoodi sõna, natuke rohkem räpikas või natuke rohkem meloodiline, siis ta nagu see energia on kogu aeg sama. Et sa ikkagi saad aru nagu, et mina ja ma olen nagu oma attituudiga või midagi, et seal ei ole nagu seda, et kes see nüüd on. Aga lihtsalt see võib-olla nagu seda žanrit natuke nagu mix-upida. Et see mulle endale nagu meeldib. Et pigem ollakse vaibis kinni kui see, et sa vaatad seda, et kas see on nüüd täpselt see stiil. Et nagu ma arvan, et kui ma ühes urus läpin natuke rohkem, teises natuke vähem või ühes laulan natuke kõrgemalt, teises natuke madalamalt, siis ma ei usu, et väga inimesed on mingi, et ei, siin ma ei saa, tal olla pares registris nagu. Et ma arvan, et see ei ole nii. Äkki unistama natuke ja mõtleme, et mis võiks olla järgmine duo Maianiga. Kes see teine pool võiks olla? Midagi, mis oleks nagu hämming. Go home or go big, järgmine Ameerika president Kanye West, palun. 5 aastat, see on minu meelest. Kohalikest. Kes on kuum praegu? Kelles me ei pruugi teada üldse. Mis see, Lil Till või? Mis sass? Ma ei tea. Ma ei tea. Okei, ma olen väga vales kohas praegu, ma ei tea midagi sellest. Ma ise tahtsin öelda Pluto. Mulle Pluto uued lood väga meeldivad, aga võib-olla ka Lil Till. Ma ei tea ühtegi ta lugu vist, aga... Me peame, nagu meil võiks olla võimalus lasta lihtsalt nagu mingit lugusid. Pärast. Jah, pärast kuulame. Jah, siis kui kokteili teeme. Ja, et tegelikult ma followin Siim Nestorit. Ja tal on kogu aeg pärle erinevaid. Ja kuigi ta võib-olla ei tea sellest, siis Siim Nestor on minu isiklik tänapäevase muusika teejuht. Nii et jah, ma olen kuulanud Lil Tilli. See on see sama aeg, kui ma Exceli tabeleid teen. Ja, siin samas tööl. Ega need kõrvaklapid ei ole nii samas siin. Ma mõtlesin, et sa teed tööd. All right. Nüüd muidugi aeg on natuke vähe veel läinud sellest kõigest olukorrast, nii et meil on #pandeemia rubriik nüüd. Kuidas on noore inimese elu muutunud või kuidas läks üldse? Minul läks täiega hästi. Minul mõjus nagu nii hästi või selles mõttes nagu väga kahju, et koroona tuli. Aga kuna mul ei olnud enam seda, mis mul võib-olla aastaga tagasi oleks olnud, et ma tahtsin iga nädalavahetus väljas käia, siis mul oligi hea, ma olin kodus, vaatasin põhimõtteliselt ainult Netflixi, tegin süüa, lugesin
ja nii ma oma 2 kuud veetsin või kaua see kammaja kestis. Ja minul oli väga hästi selles mõttes. Põhimõtteliselt kõik need samad asjad, mis enne ka ette lugesid, ainult lihtsalt vanaema oli käinud külas vist. Jah, vanaema ei käinud tõesti külas, mu vanaema mettõde, ta ei tohtinud. Jah, muidu ma näen suht tihti teda, aga siis ma ei näinud teda pikalt. Aga nüüd olen jälle näinud, nii et kõik on hästi. Okei, ehk siis üritusi ära ei ole jäänud ja või sul ei olnud plaanis midagi? Mul ei olnud jah, mul tuli üks üritus tuli isegi nagu juurde. See mingi internetis laulsin. Noh, nagu et mina laulan ja siis kuskilt arvutist keegi vaatab. Mingi süke teema. Et nagu minul ei olnud üldse hullust, kuna ma nagu aktiivselt iga päev ei tee ka muusikat, sest ma ei taha, et see muutuks nagu rutiinseks või tööks, siis ma nagu ei tundnud millestki puudust. Midagi ei olnud valesti. Vahepeal käis veits närvidel, et nagu kõik kohad olid kinni, nagu konkreetselt kuskil ei saanud käia, et nagu ma ei tea, tahaks minna mingi kohvi võtta või mingi, ma ei tea, teha väikse pasta kuskil, midagi nagu ei saanud. Aga see ei olnud ka hullu. Minul oli vist kõige ootatum see, et kuidagi nagu unustad ära ennast. Ma ei olnud ka võib-olla nii nagu sõltuv sellest, mis väljas toimub. Pigem ka tegin nagu omi asju kogu aeg. Ja siis süvenesime ka, kuidas siin nagu ellu jääda ja nii edasi. Siis üks päev ka ma mäletan, et vaatan kappi, mingid toiduained on puudu, hakkan rimisse minema, jõuan rimi juurde ja siis ma saan aru, et pean järjekorras seisma nagu rimi ees, et sisse saada. Siis ma olen lihtsalt mingi see on mingi täiesti uus experience, nagu see oli 10 inimest oli minu ees ja siis lasti üks one in, one out nagu väga huvitav elamus. Siis sa oled ka mingi siuke, nüüd ma seisan siin järjekorras, siis ma olen sisse, siis ma seisan veel sees ka kassa järjekorras. Yeah. Oh yeah. Ei, neid asju oli tegelikult nii palju. Või näiteks see, Olmeona mis oli minu arust seal naljakas, et see, või mitte naljakas, aga Boldis tekkis see kile. Jah. Ja siis ma nagu sõitsin, seal oli mingi this is some movie shit, nagu istud seal nagu mingi gaasikambris lihtsalt, aknad on kõik lahti, mingi tuul puhub, oled seal mingi oh my god. Ühesõnaga, see oli ka suht huvitav, aga ühesõnaga, see aeg ei läinud mul halvasti, nii et Cool. Räägime natuke sotsiaalmeediast ka. Me oleme Kristoga väga suured professionaalid ehk siis suunamudijad. Close to zero kasutajad tegelikult ja mu esimene küsimus sel teemal oleks, kui me räägime näiteks sotsiaalmeediast ja vanematest, kellel on sinu elus suurem mõju, et mida sa jälgid rohkem? Ma arvan, et ma nagu ei järgi otseselt kedagi, ma olen nii põikpäine, aga nagu ma tean, et kui mu vanemad midagi ütlevad, siis see häirib mind rohkem, sest et nagu, ma ei tea, mul lihtsalt jääb nagu alati mingi kipitama, nagu kui nad ütlevad midagi, et see on nagu nõmes, ma mingi... Too mingi näide. Oota, mõtlen, mis mu ema ütles mulle viimati. Emma! Okei, no mul oli emaga, mul oli ühed pildid panin Instagrami ja siis mu ema nagu häiris see liiga paljus või? No, et mul oli nagu hästi palju tatoveeringuid seal näha, mu ema ei ole väga fänn, et mul nii palju tatoveeringuid on. Ja siis see nagu räigelt häiris mind, ma oli mingi, et äkki ma ei peaks neid näitama, kuigi mul on endal nagu kõik fine või nagu mulle meeldivad need, aga mu ema nagu häirib. Ühesõnaga, see jäi mind räigelt häirima. Aga kus on sotsiaalmeedial minu arust suurem mõju, on see, kui nagu kirjutatakse nagu hästi palju, nagu väga hästi. Et kui ma teen midagi ja sa saad nagu sellist, kuidagi nagu mingit kamba, nagu seda siukest cheeri, nagu, et sa oled nii tubli. Ja siis see on nagu lahe, sest kodus on see, et emps on mingi, kõva vendal, et paps on mingi, 5-5. See on mingi nice, Teen pannkooka või? et nagu see on ikka muidugi täiega hea ja mulle loeb mu vanemate arvamus absoluutselt kõige rohkem, aga mis nagu selle sotsiaalmeedia pluss on see, et seal tuleb seda nagu korda 10 või nagu, et seda nagu kuidagi quantity on seal nagu suurem, et see on lahe. Aga muidu ma väga ei... Kas heiti tuleb ka? Vahel ikka tuleb. Aga no need on... No mul on üks mingi vend, kes kirjutab mulle, ma blokin ta ära, teeb uue kasutaja, kirjutab uuesti. Siis ta on nagu mingit... Kui kaua ta seda teinud on? Ma ei tea, no mingi pool aastat, ma arvan. Wow, võt see on järjekindlus. Ja siis nagu iga mingi ala... No ta on mingi 6 korda kokku kirjutanud, ma arvan, ta kirjutabki mingi korra koos. Ja siis, tema heit on mingi selline, et ta ütleb mulle, et kirjutab lihtsalt mingi, sa oled rõvalehm. Ma mingi...
see oli kõike seda väärt. Jaa, või siis nagu kirjutas mulle ükskord, et sa näed välja nagu crackhead. Ma olin mingi cool! Really nice. Block user. Ja siis ma nagu ongi, ma blokinud ära ja siis ta kirjutab uuesti, ongi umbes mingi, sa ei saa must lahti, ma mingi... Wow, sul on ikka väga mõttetu elumees, nagu, noh, mul on iga päev, aga nagu sul on ikka väga igav, vaata, nagu vapsi probleemne, aga noh. Ja sa tead, kes ta nagu päriselus ka ei tea. Okay, mingi... Ma ei vitsi välja kuurida, ma olen täiesti ükskõik nagu, et jah, või siis nagu kõige paremad tegelikult on need vennad, kes purjus peaga lähevad nagu endast välja, et ma pole neile vastanud, siis kirjutad mingid, kes sa oled enda arust, sa oled mingi mõttetu vend, kedagi kotti, mida sa teed, umbes mingi hullult mölisevad, on ju, ja siis hommikul kirjutavad, hei, armsakene, sorry, mingi ma ei mõelnud üldse. Siis ma olen lihtsalt mingi sorav no reaalselt. Nagu, aga see on naljakas, seda juhtub suht tihti kusjuures, et mingi, vaatad kell 4 hommikul on kirjutanud mingi, sa oled siuke lipakas, siis ma olen mingi, ja siis hommikul loen mingi, liiga palju sa eile võetud, mingi, ma tegin nii palju šotta ja siis ma olen mingi, wow. Not my problem. Jaa, reaalselt, et nagu, sorry, ei tunne puudutatun ennast. Uskumatu inimesed viitsivad ikka. No see on ju see vana lege asi ikka, et jood täis ja siis kirjutad oma eksile. Jaa. See on veits mingi siuke laks, aga lihtsalt ma ei ole nende eks. Jah, lihtsalt sul on laiem variatsioon inimesi, kellega sa kirjutada saad. Sa ei kirjuta eksile, vaid sa võtad nagu mingi amploa. Sul on liiga vähe ekse, siis sa lisad sinna suvalisi inimesi. Nii, sina sobid sinna, sina. Väga, nii mul on 5 inimest olemas. Huvitav, kas see on nagu välimuse järgi või valik või lihtsalt... Istub siin kaifis, passiiv-agressiivselt haibib. Ei no põhimõtteliselt ma arvan, et nad ühe korra keeravad vaata pasa kokku, siis annad neile andeks, siis nad on mingi, sa jääd siia nimekirja, siis sa annad andeks. Ja. Teeme seda järgmine tulvetus uuesti. Need on ilmselt samad tüübid, kes kodudes oma naist peksavad. Või siis mõtlevad selle peale. Sest nad on siuksed, et neil on... Mingi anger management issues. Nagu isegi kui nad täis joovad, siis nad kunagi ei löö, aga nad karjuvad, aga siis mõtlevad selle peale. See hommikul on andeks, kallis. Ei juhta enam mitte kunagi. Päev reedel jälle lõuga. Ja see on täpselt, et ma ei joo enam mitte kunagi. Mul on nagu nii paljud sõbrad seda öelnud mingit, ma hakkan ka kaineks, ma ei joo enam mitte kunagi, vaata peale tänast. Siis ma olen mingi ja tavai räägime nädala pärast uuesti. 3 tundi hiljem longeru purk käes kuskil rannas. Siis mul on ka küsitud mingit, kaua sa siis seda pulli teed? Siis ma mingi, ei tea, võib-olla elu lõpuni vaata, võib-olla teen 2 aastat, võib-olla teen 10 aastat. Ja siis nagu kõik on mingid, ei no, ma teen ka ikka, et nagu aitab sellest naljast, vaata. Siis ma olen mingi, See on päris paljude jaoks, seda ei ole nii-öelda, et sina võid enda jaoks võtta seda, kui et ma elangi nii, see ongi minu elu. Teiste jaoks on see nagu mingi, äge challenge. Jaa. Minu jaoks see ei ole nagu asi, kuidas sa võid elada, vaid see ongi nagu väljakutse su jaoks. Jaa, sest minu jaoks ongi nagu alguses, ma alustasin seda, ma arvan, et ma teen seda nii kaua, vaata. Või nagu ma ei arvanud, et mul tekib see mindset, nüüd ma enam ei joogi kunagi nagu. Praegu mul on see, et ma arvan, et ma ei joo enam kunagi, aga nagu ma ei hakka ütlema, et ma ei joo kunagi, sest never say never on ju. Aga nagu alguses ma olin ka mingi, ma ei tea, mingi paar kuud on ju. Ja siis nagu nüüd mul on lihtsalt see, et ma isegi ei tule selle peale enam. Nagu, ma lähen nagu kuskile baari, siis ma olen kohe mingi alkohol free või mingi mocktails ja nagu see on fine ja ma saan seltskonnas imeliselt hakkama, kui ma olen kaine. Mul on täiega fine, kui inimesed mu ümber on purjus, mul ei ole nagu mingi see, et ma ei saa olla purjus inimestega, sest muidu ma mingi tahan ka juua, absoluutselt mitte nagu. Aga see on paljude jaoks ongi see nagu mingi selline, et kaine või? See on nii jabur tegelikult. See on natukene mentaliteedi asi ka ju, et kas sa võtadki seda, et kui sa hakkad seda tegema, kas sa võtad seda algusest peale nagu challenge'ina, et ma panen ennast proovile või siis ongi see, et okei, ma loon endale ellu uued mustrid, kuidas ma elan ja see ongi see, kuidas ma elama hakkan. Et see ei ole enam sinu jaoks see, et ma pean olema ilma alkoholita, vaid ma elangi ilma alkoholita, nagu on kõik. Et nagu ei olekski seda, nagu et ma ei olekski joonud kunagi või siuke, et nagu ma tänan nagu nii palju mingit plusse sellele, et ma nagu isegi ei mõtle selle peale umbes, et nad kõik mingi joovad õlut ja ma ei saa juua, nagu see ei toimi nii, aga kõik nagu väga paljud inimesed arvavad, et see toimib nii. Kas sul oli mingi teatud trigger olemas, mis põhjustas sinu uut elustiili või mitte või kuidas sa tulid selle peale? Öeldakse, et alkohol on tarkad inimesed juo. Ja minu nagu probleem oli see, et ma olin
väikest viisi, debiilik, purris peaga. Ja siuke, kogu aeg nagu... Kas see oli Maian või see oli mingi alter ego? Ei, see oli ikka Maian, see oli pisike Maian. Et mul oli kindlasti, ma olin nagu hästi lõbus ja ma ei olnud mingi agressiivne või midagi absoluutselt, aga lihtsalt ma tundsin nagu, et see ei ole väärt seda, et alkohol ja mina nagu ei ole väga head sõbrad ja ma tunnen, davai, mingi trash story siia. Ei, aga lihtsalt nagu, ma arvan, ma korraldasin parajalt tsirkust ja kuna ma olen nagu loomult muidu hästi elav ja selline sotsiaalne ja energiline, siis minu jaoks alkohol just toimis nagu vastupidi. Et ma olin siuke mingi mellau mõttetu, mingi mingi lambipihv nagu. Aga nüüd ma lähen peole, ma lähen mingi paneme selle peo käima. Ma käin ikka, ma stutis, näiteks ma teen šotte ka inimestega niimoodi, kui ma mingi sõbrannadega olen. Et ma joon vett või mingi Red Bulli šotist või laimimahla või midagi. See on nagu sina siis ju. Paned kõik teised tekiilat jooma ja siis ei olnud midagi. Jaa, põhimõtteliselt ma teen seda, ma olen mingi teeme šotte ja siis ma nagu võtan ise laimimahla ja siis karjun mingi šotid! Siis kõik on mingi, kus see energia tuleb? Siis ma olen lihtsalt ma olen kaine. Nii et see on jah. Kas inimesed tahavad sellist elustiili kuidagi järgida või nad lihtsalt ütlevad, et tahavad ja tegelikult midagi ei juhtu? Ma ei tea, mulle kirjutan nagu... suhtlusringkond näiteks? Nemad kõik nagu joovad. aga nagu mitte, mul ei ole nagu mingit alkoholiprobleemiga inimesi selles mõttes nagu, et nad kõik mõistlikult tarbivad ja mul on see fine. Me kõik arvame seda, et ei ole probleemi. Jah. Aga mul on nagu kirjutatud küll nagu päris palju nüüd alates sellest, kui ma kõigest jagama hakkasin ja värk, et kui mul sai juba veits rohkem, kui et ma olen 2 nädalat kaine olnud, et seda ma nagu ei jaganud. Et nüüd, kui mul on nagu olnud juba siin nagu pikemat aega, siis ikka mingid noored kirjutavad, et jaa, et ma tahan ka nagu mingi alkoholist loobuda. Ma olen 17, Ei, aga on mul tõesti tulnud nagu mingid, reaalselt ka mingid 25-aastased või sellised nagu kirjutanud, et kas sul on mingi nippända ja nagu mingi, kuidas sa mingi väljas hakkama saad ja mingi siuksed asju. Ja ma tegelikult saan aru nendest nagu muredest, aga mis minul võib-olla see, koroona pluss oli, et siis ei olnud neid pidusid ja mul ei olnud nii palju seda nagu sellist pressure'it ka või nagu, et ei saanud tekkida seda peer pressure'it, vaid ma olingi nagu kodus, kaine ja siis, kui ma nüüd välja tulin, siis oli juba nii loomulik, et mul ei ole nagu mitte midagi, et ma käisin seal mingi veebruaris ka kainelt peol, aga mul ei olnud midagi viga, aga see ei olnud kindlasti see, mis praegu on, et praegu ma tunnen, et mul on nagu ülikõva peol olla ja nagu hea on olla kainena. Et selles mõttes see koroona nagu andiski seda, et ma sain seda elustiili juba nagu nii kindlaks või ta oli nagu nii siuke igapäevane, et ma ei joogi ja ei peagi jooma. Sa oled nii energiline inimene, kuidas sa oma positiivsust kogu aeg nagu üleval hoiad? Ma ei ole kogu aeg positiivne. Ma nutan räigelt palju. Nagu ei, selles mõttes mu ema ütleb mulle mingi ülepäeva, et nagu kuidas sa jaksad ulguda kogu aeg. Aga mul on nagu see asi, et asjad ei pea isegi valesti olema. Ma mingi... ma mul on nagu see, et ma nutan mingi kurbad asjade üle, aga need nagu tihti isegi ei puuduta mind või nagu selles mõttes, et ma mingi põen mingi random asjade üle ja siis olengi lihtsalt, et see maailm on nii väike, sa ei saa lihtsalt. Ja siis mu ema on nagu, et mida sa teed nagu? Sa oled suur inimene, täiskasvanud nagu inimene, sa lihtsalt istud ja ulud kodus. Ma mingi... ma ei tea, nagu... selles mõttes, ma olen nagu positiivne lihtsalt kõigi nagu... Ma ei lähe kodust välja, kui ma ei ole positiivne, vaata. Nagu, et ma ei lähe välja mingi... Ja mida sa teed selleks? Mingi nutad nurgas 3 tundi, et kõik oleks tasakaalus. Siis on näpud püsti. Šote. On ka neid päevi. Näiteks ma käisin ühel laevas ühel peol mingi paar nädalat tagasi. Ja see on seda, ma nutsin kodus teki all 4 tundi. Siis mu sõber tuli mu juurde, ütles, et me läheme jõusaali, võtta kokku ennast. Siis me läksime trenni, siis ma läksin laeva peole ja kõik oli hästi. Nii et vahel tuleb küljest välja nutta ja siis on jälle hästi. Aga jah, üldiselt ma olen selline energia... Tormiline inimene. Isa on täpselt samasugune. Isa geenid. Nutab 4 tundi ja siis läheb trenni. Ta ei nuta võib-olla, aga ta on lihtsalt nagu pahane. Jah. Või... Pahane. 4 tundi pahane ja siis läheb trenni. Jah. Okei. Meil oli #pandeemia rubriik olnud juba, nüüd on #4 teate.
meie lemmik. Ehk siis räägime kohalikest Eesti influenceritest. Esiteks tutvusta meile neid. Kes on sinu arvates kõigemad Eesti sotsiaalmeedia maastikul? Ja mille pärast? Jaa. Sest üks asi, et sul on mingi 50 tonni followeri, aga kas see on kuidagi põhjendatud või kokku ostetud? Kes on teie, ütleme, kolm kõige legemad? Ma ütleks Katri Kats, sellepärast, et ta teeb seda bikini asja ja see on ülikool minu arust. See on nagu ainulaadne ja äge ja ma täiega toetan teda ja ta on ilus ja ta teeb oma asja hästi. Cool. Üks küsimus vahele. Kristo, kes on? Ma ei tea. Okay. Ja pärast vaatame. Jah, pärast vaadaks. Me viime kurssi ennast ausalt. Viime kurssi. See ongi point. Inimene tuli meid harima. Yes. Siis Sandra Raju näiteks, sest ta on hästi energiline, selline äge ja hullult motiveeriv minu arust. Kristo? Okei. Treener. Ei, see on täiesti okei. See on täiesti okei. Treener igatahes on ta. Ja siis viimane. Mõtlen. Äkki... Ma arvan, keegi minult küsiks number 1 ja siis ma ütleks Harri-Matti Mustonen. Okei. Paneme ka siis Harri-Matti Mustonen, ta on lihtsalt naljakas. Jaa, las ta olla. Las ta jääb siia. Ta on naljakas. Ei peagi kõik olema nagu mingid hullult sen mõjutavad, blablabla. Võib lihtsalt naljakas ka olla. See tüüp on oma ette sen lihtsalt. Ta on lihtsalt oma maailmas sen. Jaa. Okei, Harri-Matti, 3. All right. Ja kuidas sa nende sisu tarbid? Kas see on Instagram enamasti? Storid enamasti. Kas Instagram ongi praegu ikkagi veel nagu kõige siuke populaarsem, kus jälgida või? Tegelikult neid platvorme on ju tulnud suht palju ja juurde ka. Aga mina kasutan ja Instagrami. Mul oli Twitter, kui ma olin 12. Ja... Issand, ma korra mõtlesin, kui sa olid 12, aga ma saan aru, et ma olen vana, vaata, siis ma korra hakkasin arvutama, mõtlesin, siis oli Twitter olemas või? Ja ma olen jah. Well, ilmselt oli. YouTube on mingi aastas 2006 or something, on ju? By the way, aastal 2006 me olime juba täisealised sinuga. Oh, wow. Yeah. You're old. Sina täti olnud, jah? Jobu. Okei. Kuidas TikTokiga on? Mul ei ole, aga... Selata. What is that nagu? Nii on ju. Mul on äpp, aga mul ei ole kasutajat. Ma ei kasuta seda äppi. Aga mu õde õpetas mulle ühe TikToki tantsu ära. Nii et ma oskan ühe TikToki tantsu. Ja ma vaatan YouTube'is TikTokide compilationeid. Ma nagu ei vaata TikTokis videoid, vaid ma vaatan YouTube'is mingi 15 minutilisest, kus on nagu pandud paremad kokku. Sest nagu miks vaadata prügi, kui sa saad võtta lihtsalt selle, mis on juba tehtud heaks sinu jaoks. Ilmselt see on täpselt see, mille pärast kõik vanemad vaatavad Erki Sarapuu võimalik ainult Venemaal on ju. Jah, seal on ka ju tegelikult YouTube, kõik, mis nagu, on kokku korjatud ja TV3 pandud. Ja nagu mu väike tegu ütleb, et ma olen nagu vana inimene, kes teeb nii on ju. No mis mõttes, nagu miks sa TikTokist ei vaata? Ma just põhjendasin ära, see on lihtsalt nii palju mõistlikum. Ma tarbin niimoodi on ju. Jaa, ma tarbin kvaliteeti. Kas sul endal ei ole mingid uusi platvorme, kuhu sa mõtled, et peaks mingi hetk nagu laienema või? Sest üleminemine vist nagu ei ole otsest vajadust. Tead, ma ei suuda isegi oma Facebooki lehte hallata, nii et ma olen selle Instagramiga. Ja see on mu Instagram või see Facebooki, see business page või see artistileht on ju. See vahepeal ütleb mulle mingit, hei, sa pole mingi 3 kuud mitte midagi kellelegi öelnud, et you there. Ma mingi... Tere. Ühesõnaga, põhiline suhtluskanal on ka Insta pigem. Yeah. Ja direct messages on ju. Yeah. Sest ma vaatasin hiljuti, et sul nagu postitusi väga palju ei ole, aga sul on konstantne live... Mul oli, ma kustutasin kõik ära. Okei. Jah, nagu nad on arhiivis mul. Ja siis ma mõtlesin nagu new year, new me. Ja ma olen nagu that bitch. Ma olen paar sõna rääkinud sellest, et igasugused veedrikud kirjutavad sulle, aga mis on niisugune top sisu, mis sulle Insta sõnumitesse tuleb? Mida inimesed kirjutavad sulle? Nii ilus.
jaa, reaalselt mingi nii ilus, nii nunnu, mis on täiega tore. See on nagu, annab mulle, ma panen mingi hommikul endast, teen mingi ilus meigi ja siis panen endast mingi pildi, siis keegi kirjutab, et oh my god, sa näed armas välja, siis ma lähen õuele mingi look at me. Nagu, see on tegelikult täiega tore. Aga see on, ma arvan, ja kõige süke tihedam. Ja siis on nagu mingid veidrikud. Aga nagu, mitte nagu veidrikud, keegi ei ole nagu veidrik, aga lihtsalt mõned inimesed nagu eriti purjus peaga ei mõtle, mida nad nagu ütlevad. Ma saan sellest täiega aru, mul on endal nii olnud, aga nagu lihtsalt siis ma vaatan sõnumitele mingi okei, noh, las ta jääda praegu, pole hullu vaata, juhtub. Mis kirjutavad pigem nagu täiskasvanud inimesed või sellised nooremad? Pigem, süke ma arvan mingi. How much is täiskasvanud inimene? Kui vana nagu? Ma arvan mingi 16-25 on nagu süke age mingi mul, kes mulle kirjutavad. Päris nagu mingi, on mingid üksikuid 40-aastaseid, on mingid üksikuid 10-aastaseid, aga nagu süke general on mingi 16-25, ma arvan. Inimesed kasvatavad 10-aastaselt Instagrami? Oo jaa. 7-aastaselt, 6-aastaselt, mu enda veel oli ka. Mina kui 2 lapse isa. Ja ma sain 7-aastaselt esimese arvuti, siis ei olnud veel Windowsigi. See oli, ja mina võin pensionäriga, DOS oli siuke asi, kus hiirtes on kasutada pidi klaviatuuriga toksima, et midagi kätte saada. Omaette elamus. Ma kuulsin, kusjuures täna, ma kuulan hommikuti taha sellist asja nagu Tech Review'd YouTube'is on üks saade, sellised tunniajast saatedest. Nad täna hommikul rääkisid sellest, et Instagrami pidi ka tulema mingi TikToki sarnane uuendus, kus saab ka hakata siis videosid ja sellised tantsuvideosid tegema, kuna TikToki bännitakse nüüd erinevates riikides ära. Et siis Facebook mõtles kohe, paneme tööle, kohe kasutame ära. Äkki ma hakkan ka siis tegema oma TikToki tantse? Oh jah. Ei, ma selle ühe õppisin ära, see oli nii raske, et ma rohkem ei viitsi. Ja keegi proovis mulle ka kunagi õpetada ühte ja ma mäletan ka, ma andsin suht kiiresti alla. No ja mu väike töötas ka, et sa oled nii vana, mingi ju, sa oled Kas tead, mida tähendab boomer või? Ma olen seda väljendit kuulnud. Jaa, no see on põhimõtteliselt nagu mingi, öeldaks mingi vanemate kohta, et sa oled siuke boomer, mingi ole vait, on ju. Seda on mu väikede. Oota, sa oled boomer või? Ei, jaa, seda on mu väikede, kui sul mind boomeriks. Kui vanad on? Ta on 12. Ja ta on mingi, ma jään seal siuke boomer, ma ei suuda. Ja ma olin lihtsalt mingi, gee, getting old. Ja siis ma tõin oma õelast lasteaiast ära üks kord ja siis üks naine arvas, et ma olen ta ema. Küsis, et vana mu laps on, ma ütlesin, et oi. Sa oled nii valesti asjadest aru saanud. Ja siis ma lihtsalt mõtlen, et peab ikka mingit kreemi panema rohkem. Nii et vaikselt juba on minul ka need. Kas boomer on siuke väljend, mida kasutatakse siis nagu generali nagu vanemad? Jaa. No, seal ei ole veel nagu generatsioonide sa oled boomer, no mingi selline vaata. Aga generatsioonide põhiselt ei ole veel nagu, et sa oled boomer, siis on zoomer, on veel nagu eraldame. Ma ei teadnud seda. Ja seda ma ei teadnud ühesõnaga. Kuhu kanti me jääme? Ma tahan ära minna. Ma tunnen, et peale seda podcasti, kui meie töötajad vaatavad seda, siis me saame lihtsalt puid alla niimoodi lihtsalt. Huvitav, et me oleme nagu sellest ka mingis episoodis rääkinud, et kunagi, kui me ise koolis käisime, siis igas õpikus oli kirjas, mis oli mingi inimeste õpetuse õpikutes oli, et üks põlvkond on 20 aastad. Hell fucking no! 20 aastat. Mulle tundub, et praegu on põlvkond mingi 4-5 aastat. 4-5 aastat juba täiesti. Me räägime nagu ühte keelde, saame teine teist aru kõik. Ja. Aga samas, you're a boomer ja mul oleks kohe mingi... Ei, aga mul on mu väike õde reaalselt on nagu... Nad on must 8 aastat noorem ja... Hoopis teine. Ma räägin taga, ma olen, et... Millest sa räägid? Nagu mul on taga alati väga tore ja väga lõbus, aga ma tunnen, et ta harib mind nagu nii palju. Ma olen, et ma olen ka noor. Ja siis ma mõtlen, et ma tegelikult olengi noor, nagu, et mis asja, aga kui ma temaga koos olen, siis ma tunnengi ennast nagu, et ma põhimõtteliselt maha istuda ja ma kotin nurka visata nagu show läbi ka kõigis pidusin. Raamatupidajaks. Reaalselt raamatupidajaks ja show. Et see on suht tull tegelikult. Et nüüd on nagu see vahe aina hullem kuidagi, ma ei tea, nii ruttu käib kõik ja nad teevad mingi täiesti teisi asju. Ma üldse ei saa aru, mida nad teevad ja... Nad on nii palju targemad kui meie. Jaa, mu ta räägib inglise keelt näiteks täiesti puhtalt.
Oleneb jälle milles. Jaa, Sest okei, sul võib, nõus. jah, sul võib olla nagu inimene, kes õpetab sulle selles valdkonnas hullult palju. Aga kui sa ütled talle, et ma ei tea, tee see kraanikausi äravoolu, see ots lahti, et sul on midagi umbes seal, vaata, et ega sa mingit ummistust ei ole. Siis teevad kraanikausi all kapi lahti. Mine, siin on mingid voolikud. Mul oli reaalselt, õpetasin nagu mingitele tüüpidele eelmises töökohas, kus ma töötasin, nagu erinevaid kruvikeeraja tüüpe. Mingi 22 tüübid, sa oled lihtsalt mingi, ja see on ristpea, see on kuusnurk, ja siis nagu tüübid on mingi... It's already too much, on you. Ei, nagu selles mõttes, et nagu sihukest asja võiks ikka teada või nagu... See tundub nagu common Päris. sense. Jaa, mis on sihuke nagu, et sa tead, et kui on stop-märk, sa jääd seisma, vaata. See on mingi sihuke teema minu arust. See on, jah, ma olen nii palju üllatunud selles osas, kus nad võivad sulle jagada väga palju sihukest infot, millega mina nagu kursis ei ole, aga samas jällegi mingit sihukest, ongi nagu mingis mõttes old school asjad, see, kuidas minul on õpetatud, et kui sa tahad umbes mingit asja korda teha, siis nagu saa aru, kuidas see töötab, võtta see lahti, pane uuesti kokku tagasi ja siis saa tööle see, Siis need inimesed ei ole oma käsi nagu, päris paljud ei ole oma käsi tegelikult mustaks teinud, et nad harjunud sellega, et keegi teeb kogu aeg need asjad eest ära. Vaata. Miks meist järgmisest generatsioonist räägitakse, et lumehelvekesed? No olgem ausad, me oleme suht soft ikka. Aga miks? Me ei ole mingi hardcore. Ei, no jaa. Kuuled või? Vaata, kes räägib. Selles mõttes, nagu, mis võib-olla ongi nagu veits see, et me oleme nagu kasvanud sellel ajal on ju, kus kõik oli hästi. Kus kõik on nagu hästi, siis sul on nagu mingit asja tehaks mingid inimesed, kõigil on oma ülesanne nagu, et ei ole see, et umbes sul, ongi mingi kodus juhtub midagi. Mähkareid ei ole näiteks. Jaa, mingi siuke teema, et nagu kõik nagu, või mingi pesumasinas või nagu okei, see ei olnud teie ajal ka aktuaalne enam, aga mu vanaema räägib mingi, et mingi pesulaua peal õõrusin, ma ei kujuta ette, ma peseks teie särke pesulauaga. Ei mul on mingi villane kampson. Suure seebi tükiga. Ja mul on mingi villased kampsonid, ma viin vanaema juurde pesema, mina ei jaksa neid leotada. Ma lihtsalt, mamma! Mamma! Ma arvan, et üks hästi suur asi ka, miks see erinevus sisse on tulnud see, et kui me veel olime nagu nooremad, siis tegelikult mina ei mäleta ka seda, et oleks olnud mingi miljon erinevat valikuvarianti, kuhu, mida sa võid teha ja kuhu sa võid minna. Siis raiuti ka veel nagu, sul on põhimõtteliselt sul on nagu 3 sitta varianti, sa teed kas seda või seda. Ja siis on mingi, ma teen seda siis, ja siis sa läksidki ja tegidki seda, et sa pididki nagu rapsima selleks, et kas või ühte seda 3 sitast variandist tööle saada. Aga lõhupuid on ja. Et siis nagu mingi hetk käis see klõnks ära, kus see uus põlvkond, neil tekkis nagu nii kiirelt nii palju valikuid ja assortiivalikutest, mida sa saad teha oma eluga. Et sa ei pea nagu mingi 3 sita valiku vahel valima, vaid sul ongi järsku mingi 100 valikut, millest tekkis nagu täiesti eraldi probleem ongi see, et sul on nagu 100-st mingi 30 head valikut ja siis noored inimesed ongi nagu sa ei oska valida enam, nagu sul on, siis tekib see, ekslevad mingi 4 erineva ameti vahel, saavad 32, saavad lõpuks aru, ma nüüd sain aru, mida ma teha tahan. Story of my life, kas ma olen ka lumehelveke ikka? Me oleme 30 ja me saime nüüd aru, mida me teha tahame. Podcasti. Ülitaun otsus. 3 sitta valikut. Tavai, ei, vaas. Ei, no jaa, selles mõttes on küll, et seda, meil on nagu nii palju kõike, kogu aeg toimub ka nii palju ja kõik, veits nagu... Liiga hästi. Ja nagu veits liiga hästi ja me oleme veits sitadad, aga mis seal ikka vaata? Ma arvan, et see tuleb mingi hetk, pöörab see ümber jälle. Et võib-olla ühel hetkel meie saame kiiremini sitahädadeks vanusega ja noorem põlvkond sama vanalt, kui meie oleme, suudavad hoopis midagi rahulikult edasi teha. Ilmselt nii juhtubki. Yeah. All right. Sul on nii palju ilusaid tätoveeringuid. Kas iga koht on mingi story ka olemas? Ei ole. Ma lihtsalt... ma hakkasin niimoodi... See on vana tätoveeringut jutt. Selles mõttes ma olin nagu... Või ma olen ikka noor, aga nagu ma olin
veel noorem. Selles suhtes, et jaa, nad ei näe täitsa tutikad välja, kui vana sa olid. Jaa, veel noorem, veel lollim. Need ei ole tegelikult väga vanad, need on siin aasta-paar. Aga kids on ju. Kasvame suureks, hakkame mõistlikuteks, siis teeme tatoveeringuid. Mitte nii, et nagu täna tahan endale draakonit, lähen teen täna endale draakonit. Mulle meeldib see draakon, aga ma tegin ta täpselt nii, et ma kõndisin salongi sisse Bulgaarias. Ütlesin, et joo, tahaks draakonit. 2 tundi hiljem mul oli draakon. Ega sa ei kahetse ju, täitsa okei on ju. Ei, ma ei kahetsegi, nagu ma ei kahetse ühtegi oma tatokat, aga lihtsalt see on võib-olla veits nagu asi, et siuksed asjad võiks läbi mõelda, see on veits nagu see, et kui sa lapse saad, sa võiks ka selle otsuse läbi mõelda, vaata, mitte nii, et nagu Astad mehe juurde sisse. Kuule täna, teeme lapse või? Et nagu tatoveeringutega veits sama, teen elu lõppu on ikkagi su keha peal. Aga YOLO on ju, YOLO. See on nagu nii vastasseisnud praegu, et ärme teeme, aga ei, selles mõttes nagu mul on see, et ma ei kahetse neid, aga ma lihtsalt ütlen, et igatepidi ei ole mõistlik neid niimoodi teha. Samas, kui sa oled selle vea nagu ära teinud ja sa oled selle juba teinud, siis nagu ülilamp on ka põdeda selle pärast. Jaa, täpselt, ma olen hullult inimene, kes nagu oma minevikus ma ei kahetse midagi, et mul on ükskõik nagu, ja sellepärast ma olengi ülilaadna nendega. Aga ma lihtsalt mõtlen, et kui ma nagu täna saaks mõelda, siis ma võib-olla ei teeks endale käelaba peale draakonit. Aga it's done. Jaa, it's done. Ja Kui ma mõtleks tagantjärgi, siis ma võib-olla ka ei tatoveeriks tervet oma fucking selga täis. Aga ma tegin seda. Done. It's done, jah. Ei tatoveeringutest rääkides ma olin lihtsalt nii konservatiivne, et ma ei hakanud kohe endale kuskil näkku neid tegema. Et jah, lihtsalt nad on kind of olemas, aga keegi ei näe neid, on ju. Kusjuures tagasi teise noorema põlvkonna juurde. Lähed linna peale, noortel hästi palju tatoveeringuid näo peal. Mis teema sellega on? Ma ei tea. Sellest on. Jaa, on küll. Hästi palju viimasel ajal. Ma väga hea ka ei keti seda. Või nagu do what you gotta do, aga mina nagu silgelt ei teeks näkku. Kes oli selle trendi influencer? Mingi Post Malone? Post Malone ja või mingi 6ix9ine. Lil Peep. Lil Till? Lil Peep. Põhimõtteliselt sama. Lil what? Kõik on mingi Lil. Lil Jadi. Neid on veel, ühesõnaga. Lil. 6ix9ine oli see hästi värviline tüüp. Ma vist olen teda näinud. Ta oli ikka päris värviline. Ta isegi oli nii värviline, et ta isegi ei mulle meelde. See on juba oma ette saavutus. Vaatame, et meie vanematel enamusel ei olnud tatoveeringuid, on ju. Meie põlvkonna, ma tegelikult tahaks peeta meid ikkagi üheks põlvkonnaks, on ju. Et meie põlvkonnal on suht kõigil tatoveeringud olemas. Meil on Kaifis 12 inimest kollektiivis ja ainult Siimul ei ole tatoveeringuid vist. Ehk siis protsentuaalselt on nagu jõhkralt suurem. Järgmine küsimus on selles, et kas meie põlvkonnal lastel tulevad tatoveeringud, sest noored inimesed ei taha ju ennast samastuda oma vanematega. Ja siin on nagu 2 võimalust, kas mu lapsed lähevad mingi 7-aastasel tatokat tegema või on mingi never gonna do that shit. Aga ma ei olegi mõelnud selle peale. No mina loodaks, et minu lapsed on, et never gonna do that shit, aga ma toetan neid kõiges, nagu täiega you to you, sa oled eriline. Teades, kust see iseloom võib tulla, on potentsiaal olemas, et ühel hetkel võib see postitus tulla, kus sa oled mingi what? Oh my fucking helistun talle. Ja. Klassik mingi paned Insta-pildi ema mingi. See saab Insta. Maien. Saab ka edasi päris huvitavalt minna, et laps tuleb sinu juurde varrukas täis, ütles, et kuidas meeldib. Tegin seda sellepärast, et jäin rasedaks ja siis sa oled mingi. See on ka veits karm. Üldse nagu mõeldes on ju, et mingi 5, 6, 7 aasta pärast ma võiks mõelda, et saan lapse. Ma lihtsalt mõtlen, et see on täiesti crazy, kuidas inimesed saavad lapsi. Nagu
see on täitsa pekkis, ma ei saa endiselt aru, miks inimesed teevad seda. Ei, üks asi on ju, ma olen oma emalt ja mul on 2. Jaa, on ju, okei, võib-olla don't mention that. Aga nagu, ma nagu olen emalt küsinud, kas lapsed on siis eluhoiad, siis ta on mingi, mu ema ütles reaalselt nagu närtsin. Ja ma olin mingi, yeah. Mis see närtsinud? No nagu, et vaata, eluhoiad mingi, siis ta on mingi, et ei närtsinud. Okei, see selleks on ju. Ja teiseks, nagu, sa ei saa mitte midagi ise enam teha. Nagu, sa elad mingi nende nimel. Samas, kas ei ole jälle nagu samamoodi, nagu me rääkisime sellest alkoholivabast elust? Et kas seda suudab nagu, sest mul on paar tuttavad, kes on ka lapsed saanud ja ütles, et nagu, elu oli korraks, kui nad lapse said, oli korraks nagu teistsugune, sest sul tuleb nii palju lisaasju, sa peadki olema korraks nagu selle lapsega nagu statsionaarne, koha peal. Ütles, et mingi hetk, kui see laps natukene suuremaks sai, pohjolo, reisivad, möllavad ringi. Ei, muidugi, nagu ma arvan, see on ka asi, milleks sa harjud ja ma nagu täiega ootan, et see kunagi juhtub, aga minu arust see on siuke päeva pealt switch nagu, mis on nagu mujaks selle ühes crazy, et see, et sa lõpetad mingi õlle joomis ära, on nagu üks asi, on ju, aga teine asi on see, et sul on mingi... Come on, suust sama. Sest mul on jällegi teist tuttavad ütlesid ka, neil on nagu laps olemas, nad ütlesid, et kui nemad said lapse, siis tegelikult nende elus oli muutus sama suur kui see, et nende tuttavad võtsid husky endale, kes on ka nagu üliseloomukas koer, vaata, ja sa pead nagu iga päev jalutama taga mingi 1,5 tundi, sest muidu ta lihtsalt rebib kõikidest su jalanõudest ühed ribadeks, mitte nagu mõlemad, vaid ühed lihtsalt. Ja siis situb lihtsalt sulle selle ühe üksiku jalanõu sisse ka veel. Et samamoodi, elu muutub kardinaalselt, nagu sa ei saa ilma selle koerata kuskile minna ja mingi autos peab mingi nii suur puur olema, sest sa ei saa teda vabalt hoida, sest muidu ta magab selle ja las ma arvan, nii suur puur mahub ainult suurde autosse äkki. Ja, sest siis sa võid oma Fiat 500 maha müüa ja osta endale mingi Land Rover ja maksa nüüd kohe. Fiati ma üldiselt niikuinii maha. Andrei Peres just ostsid Fiati. No jah. See on see tore auto, millega sõidad nätsu otsa, jääd kinni. Vähemalt sa oskad ise nalja teha selle üles kõige olulisem. Ei, tegelikult ma ei tea, kuidas me üldse hakkasime lastest rääkima, aga pigem minu point selles on, et elu annab sulle erinevaid võimalusi. Puht bioloogiliselt lapsi saada. Fucking try it. See on päris lahe. I bet. Oh yeah. Switchime nüüd. Natuke tulevikust veel. Kas sa näed oma tulevikku pigem Eestis või tahad igale poole ringi reisida? Ei, ma võin reisida. Ei ole midagi vastu sellele. Aga ma pigem arvan, ma näen oma tulevikku Eestis. Mulle nagu meeldib siin väga. Nagu kõik vinguvad, minu arust see on täiesti imeline koht, kus elada. Maks ja rahulik on tegelikult ju. Jaa, nagu see on kõik nagu tornaadod ei vii katust ära, inimesed ei mässa su akna all. Elukallidus on veits nagu halb, aga Äkki me teenime vähe, sest... Äkki me jõuame järgi lihtsalt sellele vaikselt nagu... Ühesõnaga, whatever, see ei ole nii hullasi. Loksub paika. Aga mina arvan, ma olen siin. Kuidas su lähitutvusringkonnas inimesed arvavad sellest? Kas pigem ka soovivad jääda või pigem kõik tahavad kuskile nagu aastal 2007 vingi oli, läheme kõik Aussi, mul on klassis läks kolmandi Aussi. Mul on ka nii palju tuttu Ausis olnud, et... Või käiks ikka või? Jaa. Siiamaani? Jaa, mul on nagu ülipalju tuttuvad käinud. Nagu ma ei näe selles midagi halba, aga mina ei suudaks. Esiteks nagu, ma ei ela mu emaga koos, aga nagu kui ta on must rohkem kui 200 kilomeetrit eemal, siis mul on paanika. Nagu ma olen mingi, või nagu päriselt, selles mõttes ma nagu ei pea ta juures kogu olema ja ma ei pea taga nagu mingi käest kinni hoidma, aga mul on lihtsalt teada, et kui ma nüüd helistan, siis ta on 5 minuti pärast siin. Ja nii ongi. Ma tean, et kui ma praegu helistaks, ja ta on siin. Ma lihtsalt häirib see tunne, et ta on kaugel. Sa käid siis koos oma emaga reisimas ka? Ei käi tegelikult. Aga ma käin nagu mingi, kui ma käin üksi, esiteks ma käin üliharva reisil, kuna... See tundus küll, jah, et... Ma käin nagu mega harva, nagu... Kas seal on mingi põhjus olemas või... Mul on nagu... Või kodus on kaiflist? Mul on see, et... Aga mulle ei meeldi keskkonnamuutus üldse.
Ja kui ma reisin, siis ma reisin ka tihti nagu, või no ma olen näiteks käin nagu Londonis kogu aeg. Nagu, et kui ma käin, siis ma käin Londonis. Ja see on mu thing. Nagu jaa, et ma lähen täna Londonisse. Või noh, et nagu ma teengi seda. See on mu thing nagu. Et ma ei hakka siin proovima. No ma tahaks minna mingi Balile või Maldiividele, aga noh, ma pean veits veel koguma ennast. Et ma olen siuke inimene nagu. Et mul on kogu aeg üks asi, ma teen seda ühtemoodi. Mul on söömisega ka nii, ma söön nagu 2 korda päevas tatart lihtsalt sellepärast, et see on kindel, ma tean, mulle maitseb see asjaga nagu ants, vaata. Vau, Jep. niivõrd erinev sellest, kuidas meie oma elustiili. Ja, et ma olen nagu hästi selline... Ai, selles suhtes, mul ei ole nagu pikalt need asjad, aga mul on ka mingid asjad, mis loksuvad niimoodi paika, näiteks ütleme, et ma üks päev avastan mingi munaroa ja siis ma söön seda 3 kuud. Ja siis ühel hetkel ma leian mingi uue asja ja siis ma söön seda 3 kuud. Ja ma lihtsalt nagu meelib, ma teen kõike täpselt ühtemoodi, nagu kogu aeg kõik käib nii. Või nagu näiteks, kui mul läheb kodus mingi asi katki, siis ma pärast täpselt samasuguse asemele. Kui seda on muidugi, aga nagu mul lihtsalt meeldib. Kas oled see inimene, kes kannab ühesugust parfüümi ka mingi aastaid või? Jaa, jep. Nugid. Kuigi üldiselt ei ole üldse selline inimene, aga üks asi on parfüüm, et nagu ma olen nii mitu korda üritanud midagi muud välja valida. Mul on nagu just see, et bränd... Ma mingi stashi ette ostma, mingi aluse kuskil keldrisse et 60 aastaks. Et ta kunagi otse ei saaks. Yeah. Ma arvan, et Herme ei hakka seda, samas kunagi ei tea. Yeah, you never know. Never know. See läheb know. Kallimaks, et alati, kui sa praegu ostad räägid ära, siis nagu... See ei ole ju mingisugune püsparfüüm, seda on igal pool kaupsis olemas ju. Täiesti tavaline. Igal pool selles ühes kaupsis, mis Eestis. Igal pool kaupsis olemas. Kuule, super luks. Ma arvan, et nüüd on äkki aeg minna baari ja vaatame, mis me seal saame teha kõik koos. Yes! Lõpuks ometi. Shots. Kus sind leiab? Instagramist. Pisike Maian. Pisike, mitte et ma oleks kasvanud mingi mini, seda küsivad kõik. Sellepärast pisike, et kui ma hakkasin muusika tegema, ma olin nagu hästi noor ja ka suht kõige noorem. Vot, sellepärast pisike, enam ma ei ole nii pisike. Aga... Said aru või? Vot, väga konkreetne. Ja millal on esimene kontsert? Alates tänasest? Augustis tuleb midagi või? Ei usu. Ma ei tea, siis kui töö tuleb. Eks te siis kuulete kunagi kuskilt sotsiaalmeediast, kui ma plaanin laulda jälle teile. Great, suur tänu sulle. Nii. Näeme baaris. Ping. Ühesõnaga, suur au siin täna olla. Ja mul on tegelikult selline lahe võimalus antud, et minu nüüd lemmikbaaris, Kaifis, ma saan välja mõelda enda alkoholivaba kokteili, muidugi koos nende abiga, mis tuleb siis menüüsse ja on selline värske, suvine, veits leedribuune, hullult siuke särtsakas, sees on passion fruit, kirevili, whatever you call it, see on mu lemmik. Nii et ma siis näitan, kuidas seda teha ja siis mingi hetk saate seda siin juua. Varsti. Nii et alustame. Ühesõnaga, klaas. Nii. Siis ma võtan passion fruiti. Panen ta siia sisse poole sellest siis. Mitte terve. Kohe varsti näitan, mis selle teise poolega teeme. Nii, see on nüüd siin sees. Siis ma tahaksin leida seda otsisin. Panen siia nuts jääd. No nii on hästi küll. Ja siis panen siia lahendage distillerist selliste flanöör, väga fancy nimi. Mingid head selliste spiritit, mis on siis alkoholivaba, since ma ei joo alkoholi. Ja teisena panen ma laimimahla. Hästi täpne olen. Hästi täpne.
siis ma panen suhkrusirupit. Ja peale. Jep. Panen leedripuu seda toonikut, mis on nii hea. Nii hea. Nii, ma arvan, et nii on hästi. Siis ma veits segan. To make it a bit more sexy. Ja siis ma panen selle peale, sest et ma olen siuke kunstnik, et paha hakkab. Here we go. Minu kokteil. Maien Fits, jah? Maien Fits. Let's go! Ma loodan, et teile meeldib. Haha, yes! Sa pead seda tegema. Orgasmiline, näe. Ping, 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 ping.